Kes vähemalt ühe korra on Kodustiili saadet näinud, see teab, et meile meeldib rääkida vahenditest ja abilistest, kes muudavad meie igapäeva kodused toimetamised lihtsamaks ja täna taaskord liidame kaks head asja, veetapesu ja aknapesurobot. Andrus, me olime siin samas korteris üks kuu aega tagasi ja mille pärast me olime, panime need kaks asja kokku. Kuidas teil läks? Läks üllatavalt hästi, et alguses, kui ma sellest tootest, sellest aknapesurobotist suurt midagi ei teadnud, siis kliendid küsisid mu käest, et kuule, et kas aknapesurobot ja veetapesu nagu sobiksid kokku. No aus olla, siis ma ei teadnud sellest midagi ja ega ma klientidele ei valeta ka, et ma ütlesin, et ma uurin asja. Ja läksin otse maaletoa juurde, proovisime, testisime, tegime eelmise saate ja väga mõnusalt, kõik toimis. Nii, ühesõnaga, need aknad said puhtaks tehtud ja veetapesu siis, kes veel ei tea, millega on tegemist, tee nüüd paarilauseline sissejuhatus, enne kui me pärast räägime pikemalt ka sellest, millega tegemist on? Et veetapesu on siis selline universaalne puhastusvahend, mis sisaldab kahte asja. Siin on puhastusaine, vahetusaine. Mida ta teeb? Ta teeb koristamise kiiremaks ja lihtsamaks. Kuidas ta teeb? Sellega, et pinnad jäävad libedaks ja tänu sellele uus mustus ei kinnitu enam nii kiiresti. Ja põhimõtteliselt piisab kuivast mikrokõrtlapist ja kõik kodus kõvad, siledad pinnad saab läikima. Ja hetkel puhastame siis, nagu näete, robotiga akent ja veetapesu on samamoodi meil kaasas siin. Ja miks robotiga? Sellepärast, et ta teeb elu tõepoolest lihtsamaks ja näiteks, kui ta on siit siksak ära teinud, kas siis set või üles alla, siis tegelikult saab seda robotit ka puldiga juhtida sinna kohta, kus võib-olla natuke mustem koht on. No see ongi niimoodi, et istud perega näiteks seal diivani peal, jood kohvi ja vaatad, kuidas robot akent peseb ja märkad, et mõni koht on mõni plekikene peale jäänud, siis tegelikult on siin puldil nagu olemas juhtimispult, mida saab kaugelt ja suunad täpselt selle roboti sinna tolle koha peale, kuhu sa tahad. Et üliäge. Kuidas pererahvas rahule jäi eelmine kord, kui mõtlesite? Pererahvas jäi rahule ja muideks ma siinkohal kasutan võimalust ja räägin ka seda, et ma tegin testimist ka sellisel moel, et ma panin täpselt selle sama akna väljaspoolt panin robotiga, seespoolt tegin veetapesuga. Ma sain käsitsi, nõksa kiiremini sain valmis, aga otsaesine ja kaenlaalused igistasid. Hea sõbrad, aga ega siis veetapesu kasutusvaldkond ei piirdu ainult akendega ja aknapesu robotiga. Seda saab kasutada kas või prillidel näiteks. Ja, et veetapesu teebki selliseks eriliseks just see asi, et seda saab kasutada niivõrd paljudes erinevates kohtades. Et enam levinud on siis aknad, peeglid, lükandukse klaasid, köögis näiteks siuksed läikivad pinnad, külmkapid, autodetaile on hästi hea teha, näiteks tsiklimehed teevad kiivrivisiiri, prille, teleka, arvuti, ekraanid, et tegelikult nagu kõik kõvad ja siledad pinnad. Ja põhisel nii-öelda siis point on selles, et see mustus pärast ei haaku sinna, et jookseb sealt maha. Samuti kui sa rääkid tsiklivisiir, et kui sa sõidad kiirusega, et vihmavesi mingi asi tuleb, ta jookseb nii automaatselt maha. Ja, et see on nagu teeb mugavamaks ja kodustes tingimustes, et kui see aken on nüüd juba veetapesuga tehtud, siis enamasti pole siia vedelikku mõtet lasta. Kui on mõni kõvem plekk, lased paar sutsu siia lapi peale, pumpab ülesse, lased lapi peale ja võtad selle pleki koha just niimoodi, võtad eraldi üle, aga üldiselt on sedasi, et tõesti suts ja valmis. Suts ja valmis tõepoolest ja ta jääb pikemaks ajaks puhtam, kui näiteks oleks, kui ma teeks vanal moel, ütleme, ajalehega ja mingi muu vahendiga. No ongi, et puhastusvahendid on kindlasti maailmas palju ja on ka hästi häid vahendeid, aga enamasti on see, et seda teeb puhtaks, aga nii kui see uus mustus tuleb, ta on täpselt samamoodi kõvasti kinni. Ja kui vanasti tehti neid ajalehtedega, et ütleme, neid tükke oli kõik kohad täis ja ei olnud see asi meeldiv. Ei olnud see asi meeldiv. Aga kuidas, Andrus, praegu on veetapesu on kevadhooaeg on allanud, inimesed koristavad kodus, on tunda sul ka, on ju? Tööd on palju jah, et selles mõttes kevadel suur puhastus, kes on selle endale korra saanud, et lühtne näide üks klient ütles, et kui ennem läks, ütleme, tund aega selline kodus läikema löömine, veetapesuga kuskil 15 minutit ja üks teine klient kirjutas kihvtilt, et tal kodus suur maja, palju aknaid, ütles, et terve päev läks akende pesu peal ära, et õhtuks ikka täiesti ramp väsinud. Veetapesuga oli paari tunniga selle ära teinud. Kusjuures sekundeerin selle sama jutuga, et olen ka mina varasemalt ajalehe või muude vahenditega akneid pesnud, siis ma pesin veetapesuga kordades kiiremini ja nüüd ma juba ootan seda aega, kui ma siin nädalavahetusel hakkan tegema aknapesuroboti ja veetapesuga. Kindlasti katsetage, proovige. See ei ole müügijutt nii-öelda, et tegelikult ei toimi. Toimib ja väga hästi toimib. Et veetapesu, kus saab, et kõige lihtsam on ikkagi
ütleme tänasel päeval väga moes juba e-poest, et sealt täna tellides 1 kuni 3 päevaga saab kauba kätte. Kes tahab ikkagi poest, kui on veel mõni pood lahti, kindlasti varsti tehakse jälle lahti, aga et siis Pereoptika prillipoed on 35 üle Eesti, et seal on olemas ka selline testkomplekt. Inimene saab seal kohapeal proovida, testida ja loomulikult ka kohapealt osta. Ja on ka teisi edasimüüjad, kelle kontaktid saab siis Veetapesu lehe pealt. Aga Veetapesu lehe pealt tellimisel veel on selline uuendus, et juhul kui mis iganes põhjusel kaob nett ära, ei saa tellida, aga no tahtmist on ju. Muidugi. Et siis seal samas kodulehel on minu telefoninumber, helista mulle ja telefoni teel saab tellimus tehtud.